Jaa, lasteaed töötab ja... Õnneks jah. Aga see distantsõppe lastega on kohut. Päris hirmus. Ja. No siin on niimoodi, et kodus on meil, mina ei tea jahindusest nagu mitte midagi tegelikult. Ma tean, et mu isa oli jahimees kunagi ja käis Ruhnus ja laskis hirvesid seal, lihtsalt toiduks, Ruhnu saarel, ja. Et laskis hirvi toiduks nii-öelda aeg-ajalt, aga ja hoidis relvakapp oli ja muud ma ei tea midagi, kui nüüd siin kohalikul tasandil elades olen siis nagu teadlik, millal enam-vähem käiakse põdrajahil, metsseajahil ja siis veel muud ulukid. No, vaata, jahindus on kui... See on nii suur ala, sellest mitu päeva rääkida. No, aga räägi endast, jah. Et, mina ise olen 4. põlve jahimees ja see on mul verega kaasa antud, see haigus. Nii, seda saab siis kohe haiguseks nimetada. No, mina nimetaks seda haiguseks, et heas mõttes haiguseks. Okay. Et ega jahimehe naine olla on äärmiselt keeruline. Jah. Et, ja eriti veel minu perekonnas, kus järeltule põlv on kõik poisid ja ega need on nagu sügise jahijooaja 1. oktoobri selle põdrajahi algusega. See on siuke, see kuupäev, see kell peab minema. Et küll siis ise tead kuhu. Et see on nagu kaasa antud, aga ega jahindus on tunduvalt laiem viis kui loomade küttimine, tagaajamine ja kõik muud asjad. See on tegelikult loodusega koos olemine, looduses viibimine ja looduses asjade nägemine. Okay. Et ega jahindus on üks pool siin maal elades. Nii. Teine pool on see, et kui sa oled ise veel metsa- ja põlluomanik, siis need on ju kõik hästi läbi põimunud oma vahel. Me keerame siit vasakule. Jah. Et selle loomade hulk, arvukus, küttimine, laskmine ei ole õige öelda. Jah, laskmine ei ole õige öelda, kuulsite noored, jah? Ja ütleme kõik see, ikka jääme viisakuse piirides, me kõik oleme inimesed ja kõik me tahame siin elada. Ja, me oleme inimestena nagu looduse osa, äkki tegelikult, me ei ole mingid bossid. Aga vaata, seda raske uskuda, kui sa elad Lasnamäel selles korteris. Okei. Et seal on see asi teine. Äärmiselt hea sopane aeg on meil valitud. Kuule jaa, siis on ju kohe nagu, vaata kui käed on hästi mustad, kui mingid musta tööd teed, siis tunned, et on midagi teinud. Vaata jahimehel on see, ega ilmi ju ei küsi. Sügisel on ääretult palav. Palab jahimehe riietus peab olema õige. Mis on jahimehe riietuse hulka, mis kuulub? Tänapäeval vaata on poodidesse riietuse valik hästi suur. Nii. Loomulikult vett pidavad saapad jalanõud, kummikud, kes kannatab käia. Tänapäeval on kõik Gore-Tex püksid, õhku läbi laskvad, hingavad, ei higista. Mina jahil käima hakkasin, siis olid riided ja pald. Palju äkki? Need riided, mis olid esimese ajuga, olid metsas läbi märg ja... Mis see aju tähendab? Aju on selline, et võetakse üks metsatükk, pannakse mehed ümber ja siis lähevad ajajad sinna sisse, häälega sealt seest läbi ja loomad, kes välja jooksevad ja on lastavad, siis nekkitud. Okei. Ohutuse tagamine, kõik see muu ei tohi kõrvalisi. See on üks aju, mass nimetatakse selle kohta ka osades, et selle masti läbi. Nime, see on erinev. Okei. Meie kandis nimetatakse aju, aga mujal ei masti nime. Kas on nagu teatud isikud ka, kes nagu mingi staatusega isikud, kes siis korraldavad seda aju nii-öelda ja kes saavad olla siis need küttijad? No, ega vaata, kui hommiku seltskonna kokku tuleb, siis ega seltskonnal peab alati olema juht. Okei. Et ilma juhita ei saa, sest siis minnakse tavaliselt riidu. Jah, mille peale riidu minnakse? See sama on ju võtta, et ega ju noorte Lääneranna valla noorte osakonnal on ka oma juht. Vallal peab juht olema, ei saa ju. Ega muidu ei saa, jah. Sellest ei hakka pihta, aga kuidas näeb välja ühisjahipäev? Jahte on ju erinevaid, on ühisjahid, individuaaljahid, varistus, hiilimisjahid, neid tüüpi on palju. Aga kõige levinum on ikkagi ühisjaht, ühistegevus, ühiselt looduses hiilimine. Hommiku saadakse kokku,
valitakse jahijuhataja, seltskonnas tehakse nimekiri, kes osalevad jahil, et pärast oleks tuvastatav. Kontrollitakse dokumendid, räägitakse läbi loomad, mida lastakse. Igat looma igal ajal lasta ei või, selleks on karmid reeglid. Okei, aga miks see nii on? Äärmiselt ebaeetiline on küttida praegusel ajal emast metssiga, kitse võtta. Jah, sest see on tegelikult riiklikult paika pandud. Okei. Riiklikult ja tegelikult ka soovitud, zooloogide ja nende looma nende kaitsjad. Loomakaitse. Sest ega väga lihtne on sel juhul kogu populatsioon ära hävitada, aga tegelikult on kõiki loomi meil vaja. Jah, aga siis miks me nüüd üldse kütime? Arvendamiseks? Et need liiga palju. Inimene loonud nii head tingimused näiteks põdrale juurde kasvuks. Okay. Kui sa vaatad siin samas, seal on raiutud võsa, on ju. Siin on liini alused puhtaks tehtud, noor võsa tuleb peal. Põdra lemmik kõik. Ongi nii noor võsa. Ja põder sööb seda noort võsa. Ja siis samamoodi raiesmikul me istutame mänd ja sükst asju peale. See on kitsele lemmik. Ja siis on see arvukus läheb niivõrd suureks, et näiteks kui sa sõidad seal tee pealt ära, siis see kits või loom jääb sulle auto alla. Lisaks teevad ka muule põllukultuuridele kahju. Inimene on ise selle üks hetk nagu tuksi keeranud tänase seisuga, sest ega see liha, mis metsas kütitakse, see on kõige kallim liha üleüldse. Poest ja palju odavust. Liha pärast enam nagu on väga metsas. Lihtsalt nagu, et... No, ta on ikka hobi ja samas on me nimetame seda ühiskondlikuks tellimuseks, et käia taga, et täita siis seda norm, et riigi poolt ja Keskkonnaamet annab. Siin tuleb ilgelt suur loit. See on meinama pealt, jah? Mulla mutid on tööd teinud. Need olid ka vanasti jahiulukid. Laupätteri. Vaata, kui ära katkeb, ma ütlen teile niimoodi, et kui ära katkeb, siis jätkame. Me otsime teise vahe. Jah, siis... sul on telefon kaasas, jah? No kui me saame sinu Zoomi minna. Teeme mõlemad telefonid tühjaks. Mulla mutid olid sa ütlesid? Mulla mutid olid ka vanasti ju jahiulukid. Kuigi täna ta ei ole jahiuluk. Selles suhtes ta lihtsalt maaomaniku nuhtlus. On küll, jah. Ja selle jahiga taga ei tegeleta. Vanasti tegeleti rohkem. Kas uluk on siis see, kes ongi nagu metsloom? Jaa, uluk on metsloom. Uluk on see, kes on metskits näiteks ja süüksed loomad. Kui sul on koduveised pääsed metsa lahti, nad ei ole uluk. Nad ei ole koduveised, ei ole. Need on mitte. Täna Keskkonnaamet piirkond võib lasta vastu juhendada õiglasti. Okei. Räägi, enne kui aku tühjaks saab, räägi näiteks, on sul kohe, kui ma küsin selle küsimuse, esimene lugu, mis meelde tuleb, näiteks kõige sellisem huvitavam jaht, mis sinu elus on olnud või mingi selline jaht, mis on sulle jäänud mingil põhjusel meelde või südame külge kõige rohkem. Ta võib olla positiivne või negatiivne. Hundi lipu, jah. Mis see tähendab hundi lipu? Vaata, hunt on Eesti on üldse õnnelik, me saame hunti jahtida. Hunt on ju punase raamatu loom ja mujal Euroopas on ta mitte lasta. Ühtlasi ka minu lemmikloom. Ja hunt on kõige targem vastane. Okei. Et temale jahipidamine on äärmiselt raske, see eeldab hundi olemasolu, lume olemasolu ja hulga meeste olemasolu. Okei. Ja õnne ka veel lisaks. No nii. Ja siis see minu jaoks kõige kuninglikum ongi lipujaht huntidega, et see, kui ma esimese hundi oma lipuliinist lasin. Nii. Aga ütleme sellest aastast kõige värskemalt siin samas ju Vatlas minu juhitud lipujaht 7 mehega, kus meil õnnestus 3 hunti küttida. Ja lipuliinis lõpuks oli 10-12 hunti. Oho. Lipuliiniks nimetatakse seda, et ühele metsatukale tõmmatakse siuke punaste lippudega nöör ümber kuskil põlve kõrgusele ja seda oli 9 või 10 kilomeetrit laiali veetud. See on nagu minu jaoks siuke kõige, see on see, mis mul täna vere keema paneb. Teised asjad on siuke lihtsalt... Nagu lobitöö juba? Ei. Vaata, kui ta muutub selleks.
vastumeelseks, siis sa ei taha teha. Siis ei tohikski teha, ma arvan. Ei tohigi teha. Ja kui väga punnitamiseks läheb, siis ei tohikski. Noh, ajapikku, eks neid loomi on kütitud juba piisavalt. Et ajapikku ikkagi valid rohkem. Ja. Samas ega siuksed ka looduses on haigused ja asjad, neid tuleb ikkagi ka selles vaates vaadata. Ma näitan teile, siin on Kukemäed. Siuke koha nimi nagu Kukemäed, siin on niisugune, kunagi oli siin krossirada. Ma olen isegi vist kunagi käinud siin midagi vaatamas. Jah. Oi, Annele jõudis ka kaameraga meile siia. Ta oleks pidanud kaasa muga tulema. Jah, õutama. Kui meil saab aku tühjaks, siis me kutsume. Siis üritame saada selle. Ma panin rekordima, nii et ma ei saa seal olla. Ma salvestan teid. No pole hullu. Vaatame, kas me näeme siin mõne metslooma tegutsemise jälgi. No siin on näiteks lähedal elab mul lapseisa. Tema maja on seal pool metsa sees. Ja temal on rajakaamera ja siin me oleme näinud nugist. Siin me oleme näinud ilvest, šaakalit ja metsiga ja põtru. Mina olen samast lähedalt ühe maja õuest korjanud raudadesse jäänud ilvese. Ja need on kasutused sellised rauad, mida ei tohi enam kasutada. Kes need õues pani ja kust ta täpselt tuli, seda ei teagi, sest ilves oli tulnud täpselt alt ära. Ja oli siin Moonika, maja õue ära surnud. Säti korraks nii, et ma tahaks pilti teha teist. Ei mäleta, mitu aasta taga. Moonika. Ilvest on tegelikult siin kandis hästi. On küll, jah. Hästi palju ja ilvest praegu küttida ei või. Jah. Arutus oli madaldama, selle kitsa arutus oli madaldama. Siin me, Kiitsed läinud. Lumised jäljed üle tagasi. Selleks, et öelda täpselt, millal ta läinud, peaks ma teadma, millal siin lund sadas või. Mingi paar tundi tagasi. Siis ta võib olla ju ja tegelikult siit on ka rebane. Vaata, jälg läks ju laiemaks. Et rebane ja siit on koer läinud. See on värsked koera. Vaata, kuidas eristada koera ja hundi jälge. Koer käib jäljed, näed sa selles laiad. Hunt käib niimoodi, et jäljed on täpselt ühes rivis. Ossa, pärsid ka või? Ja, selle järgi saab vahet teha. Muidugi on veel, koera jälg on lühem ja natuke ümaram, hunt on piklik. Et seal on omad erisused, aga kuna hunt armastab käia näiteks hästi palju mööda oma jälge, siis on raske hinnata. See jälg võib olla lõpuks nii suur. Et see ei ole lihtne, aga siit on näha, et loomade rada põllu peal, ega neile meeldib ka mööda teed käia. No metsas need ka vahest ju kõnnib niimoodi, et kes selle raja sinna ette on teinud, ongi... Lähme siia korra alla. Siin ma ütlen märkuseks, et me oleme 20 meetrit merepinnast. Uskumatu, meri siin samas. Täitsa huvitav on, jah. 20 meetrit merepinnast oleme selle koha peal. Üdramaa küla on 9 meetrit merepinnast. No te olete nagu madalamal kui Varpla. Siit on nüüd jooksud on jänes läinud veel. Vanad jäljed. Ja. Aga kas, näiteks kui mina oma koeraga lähen hommikuti näiteks, kas ma peaksin olema teadlik, et kui ma liigun, ega hunt ei tule ju niimoodi kohe ründama või ta hoiab eemal, tunneb juba kaugelt lõhna ära, et mingi tibi kõnnib, ei parem ei lähe. Ta peab olema vigastatud, äärselt nälja. Metsloom tuleb üldse kallale. Inimesele. Ainuke millal võib tulla kallale on siis, kui näiteks satub karu puhul, karu ema ja karu poja vahel. Ja sama on põdral. Ülejäänud loomad üldjuhul, kui sa rahulikult jutustades lähed ja siis sellest koeraga seda ei tule hünda. Eks neid hirmu õudusjutte on ju palju. Mis murdis ära küla vahel. Eks need jutud on kuskilt tekkinud. Kuigi praeguse seisuga ma ei näe küll võimalust, et meil on hundile piisavalt seda inimpelglikust õpetatud. Et ta ei ole... Lähme siit mõne tütsegi näha või põdra või? Põder praegu peesitab rahulikult kuskil võsa ääres. Jah. See sama, vaata vanasti
raiuti, kui rooside ajal raiuti need kraavid kõik puhtaks. Võsa ei olnud. Siin on hea varjuda, põdral püüa ja põdral hirmsasti meeldib aava ja siuksed paju noored võrgud ja siuksed asjad. Okei. Küpse jaoks on siin hea aina olemas. Kui sa suve, ütleme siis siuke peale jaanipäeva hommiku vara 6-7 tuleb, siis ma kindlasti on küpse soppi jalutamas. Praegu peab magama. Loom ei ole üldiselt päevas. Aga miks see on näiteks, ma töötasin seal Toosikannu puhkekeskuses ja see on siis Eesti kõige suurem selline loomapark, kus ongi üle 400 eravärk. Ja, aga nad kuidagi nagu need põdrad alati ja põtru on ka. Tulid just nagu sellest kraavipervest alati autoga väga ettevaatlikult sõitma. Et nagu just selle kraavipervest tõusevad üles, ehmatavad, vaatavad, nii nagu tee ääres magad. Aga vaata loommetsas ju ei raiska oma energiat niisama jalutamisele. Okei, ei no väga õige. Temal ei ole seda, et lükkab nupu sisse ja radikast tuleb sooja. Ei ole. Temal on, kui kõht on tühi, siis ta peab sööma, põder sööb 6-7 tundi päevas. Nii. Ja ülejäänud aja ta keerab sinna sama magama. Okay. Liikuma ajab teda tühi kõht ja sugutung. Jah. Rohkem ei ole. Kui just mõni kiskja või selline. Surmahirm. Väga freudilik on see tähelepanek. Freud arvab ka niimoodi inimeste kohta. See kehtib inimestel ka. See kohtub inimestel ka, jah. Täpselt, et ega see looduses ongi nii lihtne ja tema ei raiska selle peale, et ta läheb nüüd jalutamiseks vaatama, mis see põllu on. Kui ta tunneb lõhna, et seal on midagi parem. Ta on värske raies tehtud, et aava lõhn on maa. Selle ta tunneb päris kaugele ära ja läheb. No, okay. Ja kes palju liigub, on hunt. Aga hunt liigubki söögi pärast, nad on karjas koos. Okay. Nemad liiguvad palju. Kui suured on hundikarjad tavaliselt? 6-8, 10. Siis on mingi alfa isane, alfa emane, kes poeg. Seal on hunt on karjapõhine. Hundil on alfa paar, siis öeldakse ema ja isa. Ma ei teagi, kumb see nendest siis nagu see pealik on. Selle jaoks on teada. See alfa emanika on pealik. Kari võib laguneda mõlemal juhul. Nii ühe kui teise küttimise juures. Okay. Ja raske on näiteks seda jooksu pealt vahet teha, milline see pealik seal on. Seda sa näed nagu karja säitis. Okay. Aga hundid, nad elavad tavaliselt koos, on selle aasta pojad, eelmise aasta pojad ja siis vana paar. Okay. Ja poegi on tal tavaliselt 3-4-5. Jah. Väga. Et see tookordne vatla juhus, siis sinna sattus kõrvuti 2-6 hunti. Ossa raks. Arvata vasti. Nüüd vaata nii täpne ei oleks. Looduses see jälgede lugemine, kui ta käib 2 kiiru ühte jälge, siis sa võid ju lugeda 2 hunti tegelikult üks. Jah. Seda ei ole ju. See pole nii lihtne, võtad taskust, loed raha ära ja teab selle. Moonikas ei ole näha. Oota, kas poja on ka siis, 10%? Kas poja on ka jahil kaasas käinud? Räägi. Jah, mis sulle jahil käimise juures kõige rohkem meeldib? Või ei meeldi? Sa võid öelda nii ja naa. Muidu siuke jutukas poiss, aga neelas keele all. Jaa, paned kohe kaamera teele. Selle pojaga oli seda, et tema vanus on nagu seal maal, et tal hirmus tahtmine on kaasas käia. Suguvõsas on neid poisse rohkem ja siis autod hakkad väikseks jääma. Aha. Ei mahu kaas, et pigem pead hommiku tegema valikud. Ma mäletan omast ajast, kui ma pisik oli, meil oli järjekord isaga kaasas käimisel. Ja siis oligi, kui see nädal, vaata siin on. Põdrajälg. Siis on tulnud. Kus, näed see või? Siit on paremini näha. Vaata, kui hea silm sul on, näed kohe ära nagu, mis märk on. Vaata, Sandra, siia kaamerasse. Näed, põdrajälg on siin. Ja ma olen põtra näinud ka väga mitu korda. Põdrajälg, arvestades seda. Kus me oleme nagu? Jah. Vaevalt hobune on. Ei hobune jah, ei ole. Kindlasti pole mitte. Kus sa nüüd siis läksid? Läksid ujuma? Läks pesema. Vaata, jahimehel metsas käies, kui sa pead seda aju ajama, sa peadki ju nii otse minema. Kogu aeg orienteerud, kas siis päikse järgi, täna on väga hea. Aga näiteks eile õhtu oli niisugune kott tudu, et ega sellega ju, kus sa siis orienteerud. Tänapäeval on see sama, et vaata, kui sa metsa lähed,
siis peaks ikka olema niimoodi, mitte nagu meil praegu, et aku hakkab tühjaks saama. Nutiseadmel võiks aku täis olla, lülitad kõik need muud asjad järelt ära, et kui sul on vaja, sa saad helistada ja sa saad tänapäeval enamasti siit hoolega käinud. Päris suur põder jälje järgi. Ja, vägev. Et sa saad siis abi kutsuda, et ma olen isegi käinud Pärnu pensionärist vanemad meesterahvast käinud metsast seene ajal taga otsimas. Õnneks oli tal vana Nokia 51. Vaatu, siin on põdrajunn. Need on need kommid, mis seal Kalevi kommivabrikus ära pakitakse. Kõik need, kes osalevad, täna saavad kilega või selle kommi. Võtame kaasa siit, jah. Tegelikult vanade jahimeeste tarkus ütleb seda, et selle põdra junni kuju järgi võib ära öelda, mis põder on. No. Et poissi püüdis kõrvalt ette, et ta on lehm. Kus sa teadsid siis? Tule räägi. Ma olen teile seda õpetanud. Tule selgita. Vanaisa ütles seda. Mina vist ütlesin. No. Et kui on niisuguse pikliku kujuga, siis on lehm ja kui niisugune ümar junn, siis on pull. Pull, jah, mitte isane. Äge. Näe, seal on koer käinud. Jah. Ei ole. See on hobune ju. See on hobune. Kuule, aga siis need ei ole siis on ikka hobuse jäljed. Ikka on hobune käinud. Jah. Kuidas sa saad talvel aru, eks ju, mis puuga tegemist? Kas teil on hobused seal? Vaatad, mis lehed on alla. See ongi hobuse. Aga siin on ka põdrajäljed. Aga see ümar peaks olema ikkagi... Kuule, aga need on raua jälg. On jah. Ei, siin on aga pull võib teha ka jälje kuju järgi hinnatakse tegelikult kumb on käinud. Okei. Et kas on pull või emane või isane põder. Aga siin on täitsa liiga soe. Kui mõnus. Ma panen liiga vahtu joppa. Et aga sellise raskendatud jäljevaatusega on nagu keeruline selgeks öelda, et täpselt 100% kumb on käinud. Ja. Siit me saame jällegi üles minna tagasi. Ja... Kas siin kandis on hobused? Ja, on küll. Meil ju talvel tegime siin vastasõitu ja need põldarud. Keka õpetaja. Nendel on hobused. Minu koer on ju ka ju jahikoer tegelikult. Linnujaht. Kas see linnujahil ka oled käinud? Sellises vormis, ära nüüd midagi ütle. On ta niisuguse rahuliku mehe linnujahi koer? Ta on tegelikult, kui siin praegu kits jookseks, sa vaataks, kui kiiresti ta oskab joosta ja jõuab. Tahe on olemas. Ja. Linnujaht on, iga inimesel on oma lemmikjahid ja üldjuhul on, kui noorest alustad, siis on need suurulukjahid ja vetsejahid ja need hästi olemas. Mida vanemaks saad, seda rohkem hakkad hindama. Hindad sa seda muid jahiviise. Linnujahti vanasti oli lubatud kevadisel ajal rohenepijaht. Nii. Nepijaht. Nepijaht. Mis eluks see on? See on niisugune pisike lind, kui sa nüüd praegusel ajal siin kuskil samas seisaks õhtul enne hämarat, siis ta krooksudes lendas siit üle. Okei. Aga see keelustati meil Euroopa Liitu astudes ära ja ega ta ei ole õige ka enne pesitud aega lasta. Ja. Aga samas Itaalias on see lubatud. Okei. Kas seda süüakse ka siis? No sa saad niisugust 2 tikutopsi täis teha. Jah, rohkem on niisugune delikatess. Meestel naiste käest välja pääsemise üritus. Okei. Kodust välja kevadisel ajal. Aga praegult hetkel linnujahiga on üldse niisugune, et ega jahimeestel ootab ees suur muutus. Nii. Need neetud pliiaavlid on ju keelustatud. Okei. Järjest erinevates kohtades. Märgaladel üldse enam ei tohi. Ja mingist aastast ei tohi enam, ei tohi müüagi. Okei. Plii on see sama, et maavliga lased selle linnu ära, sa sööd tegelikult endale selle plii sisse ja siis teed endale nagu... Kasvab teine nina või? 3 nina või? 3 nina või? 3 nina või kasvab. Okei. Vaata, kui põder tulebki noolima seda kunikut töö, kui ta maha langetab. Aavo, need on seda lemmik. Okei.
kitsed ka. Kui on lumekoorik maas, siis nad otsivad ka süüksed hunnikutest süüa. Ei, siin on küll hommikul varakult, ma tulen jooksis vaikselt, ma ei tule niimoodi jutustada. Sa näed? Et siis ma näen neid ja sealt on ikkagi jooksnud. Ja on hästi armsad, minu mõelest on nad armsad. Aga... Metskitse seni kaua armas, kuni ta autole jääb. Ei, seda ma olen kogenud seda ka, jah. Ta on selles suhtes tobe loom, et ta raudselt jookseb tee peale, kui näed tee ära. Temal ei ole, ta isegi jookseb autole külje pealt sisse, ta ei suuta ära pöörata. See on tema nägemises kinni tegelikult. Jah. Et temal ei ole sellist. Nüüd nad ju katsetavad seda, neid elkureid tee ääres, Eesti jahimeeste seltsi riigiga koostöös, et postli küljes on sellised elkurid tekitab nähtamatu, autotuledest tekib nähtamatu, inimsilmale nähtamatu valgussein ja kitsi jooks tee peal. Ja selle esmased tulemused on väga lootustanud. Okay. Et ta just see hetk, kui auto tuleb tuledega, siis looma jaoks tekib sinna kohta siuke valgussein. Ja. Seal on ka midagi sellist õnnetus juhtunud, et see on nagu, noh. Oi küll. Siin on ka mingi teiled ja kitsed, jah. Kitse on meil palju. Tegin kunstiõpetuse tunni raames, vaatasime seda lammas all paremas nurgas filmi. Seal oli Tõnu Kark mängis ühte tegelast, sa oled näinud seda filmi? Mängis seda tegelast, kui nii on ahved. Suht filmi alguses ta ütles, et on ainult 2 asja maailmas, mille peale sa võid täiesti kindel olla. See on kits ja vana naine. Selles on küll kindel olla, et kits on tee ääres. Jaa, kits on tee ääres. Vana naine. No ma ei tea ka. Seal oli rohkem tarkust. Jaa. Kits ja vana naine. Minul endal on ikka päris mitu õnnetust olnud erinevate metsloomadega. Põhiliselt ikka metskitsed. No aga mis siis selle, ütleme, kui juhtubki selline asi? Kui juhtub, kõige esmane ongi see, et täna on see riigiabi telefon 1247. 1247, jah. Üks telefon 24 tundi 7 päeva nädalas, mis lahendus see oli. Sellele teada anda, et selle koha peal juhtus selline asi. Kui on tegemist suur ulukiga, siis tuleb seal kõne jahimeestele, kes peavad selle looma tee äärest ära koristama. Kui on väike uluk, siis on maanteamet. Aga räägi mulle nii, kui ütleme, kas ta siis, mis selle loomaga tehakse? Kui ütleme, ma sõitsin kitsele otsa üks kevad. Üldjuhul selle kitse jahimehed viivad metsa taga. Ahah, nagu metsloomadele. Jah, sest ega ta on auto õnnetusest saanud hästi palju põrutada. Nii. Üldiselt. Ja see liha on seda, seal ei ole suurt midagi võtta. Et ta läheb metsa tagasi varjatud koha peale, kus siis hundid ja rebased ja kährikud kotkad saavad oma tööd. Ja. Loodusringkäik nagu öelda. Jah. See on koera jälgimist, jah. Koer käib täpselt seda rada, mida ta on enne ka käinud. Jah, väga hea. Siit me oleme umbes kuskil 3,5 kilomeetrit oleme merest. Siit otse läheb Haapsi mere äärde. Vaat on jaht, milles ma ei ole osalenud, on ülge. Ülge jahil käivad ruhmlased. Näiteks mina kusjuures sõin eelmisel aastal ülgeliha ja ta on ikka väga rasvane, aga kui ta on väga hästi ära tehtud, siis on ta väga maitsev ja ta on nagu, ta on väga selline raske liha nagu, et külmana seda ei söö, see on täpselt sama nagu lihtsalt sööks lusikaga rasva. Ma olen ülgeliha proovinud. Nii. Ja no ei maitse. Ma ei tea, eks ta oli mingi külmana suitsutatud liha, külmana proovisime. Nii. Mina ei tea. Vaata, see maitse asi. Selle üle kakedab, selle üle ei vaielda. Jah, nii on. Nagu eestlastel on, ma arvan, lambalihaga ja üldse sükeste kitselistega ka, et... No, ongi sookureda. Kas sookurv on ju võrrelnud ju? Jaa, kevad on käes. Kevad on käes. Alates üle eilsest olid, pühapäeval olid juba, me ju jalutame kolmapäeval, nii. Jah. Pühapäeval olid juba suured parad, mis tulid luiki ja kurdiga. Vägev. Et ega see
natuke külma veel siin mõned nädalad on, aga tuleb mürinast teha. Ja. Palju sul veel akut on? No praegu veel on. Ärme õhkame selle peale vast ei. See on minu meelest hästi armas koht siin. See on majast alla koht. Vaata, see ongi looduses jalutades. Sa võid just autoga läbi sõita. Sa ei pane seda vaadet tähele. Sul aega vaadata. Ega neid sookurgigi võib-olla poleks näinud. Jah, kui sa poleks öelnud. Me ei kuule teid. Jaa. Nii, tere. Tahad seda kaamerat ka vahetada? Noh, ma ei tea, väga hästi. Ma hoian. Seda teistpidi, äkki sama. Nüüd jahimees õpib kasutama nutiseadet. Hoiad oma selle pildi peale. Kas sa ei ole kunagi Zoomi kasutanud? Ma vaatan, selle jaoks on arvuti tavaliselt. Noh, väga hästi. Nii, me oleme tagasi. Kus meil jutt ei pole sookurgide juures? Sookurged ja nüüd olid need lõõhkesed ja kiivitaja koste. Kas lõõhk veel on, ma ei tea, aga kevad kuulutab linnu hääl on siin põllu peal. Linde ma küll väga hästi tunne. Mina ka ei tunne tegelikult ja see on nagu selline, aga see on selline asi, et alati peab olema uudishimulik. Ja mõtlema, et miks asjad on nii, nagu nad on ja miks inimesed on nii, nagu nad on. Uudishimu on teinekord selles suhtes on hea asi, et siis sa saad uusi asju tundma. Aga vahest on see, et kas liiga uudishimulik on, siis võid näpud vahele. Ja. Siis sa saad teada selliseid asju, mida sa ilmtingimata võib-olla teada ei tahtnud. Jah, võib-olla ei tahtnud teada. Võib-olla ei olnud. No ja näed, nüüd me ongi tõestus selle kohta, et Eestimaal raiutakse natuke palju. Jaa, raiutakse palju. Ja, aga Eestis pole metsa vähe. Ja, loe viimast seda... Lähme siit üles, me oleme siit kunagi käinud. Me tegime loodusõpetega, vaatasime Hiiumaal kõige rohkem metsa. Jaa. Ja, aga kui sa loed nüüd viimast Euroopa Komisjoni aruannete satelliidipiltide kohta, siis Eestis raiutakse Euroopa riikidest kõige rohkem, isegi rohkem, see suhtarvus hektarite kohta, isegi võrreldes Soome. Me küll väike riik. Jah, lähme siit üle. Me küll väike riik, aga ikkagi on meil see on natuke palju siin, kuigi meil on suht palju metsa, mis on istutatud ju 50-ndatel, 60-ndatel. Ja peale teist maailmasõda, see on täna täiskütt. Seal on see maja, okei. Siin minema. Või lähme mõtled nüüd tagasi. Vaata, aga vaata. Vaatame siia, jah. Selle puuvõrse on keegi otsast ära närinud. Näe, siit samamoodi. Kas see nüüd on kits või on see põder siin käinud? Okay. Seda oleks pidanud jälje järgi vaatama, samamoodi siit. Aga need on õnneks suvaline lehtpuu, et
See on võsa. Selline sellest puud ei tule. Ongi nii, aga ta ju ei kasva siis nagu... Ei, lasti. Et ta sööb, siin on latv ära söödud mingi paar aastat tagasi, ära murtud mingil põhjusel. Suure tõenäosusega on keegi seda siit söönud 2-3 korda, nüüd ajab siit külgvõrseid, aga sellest puust ei tule sulle... Nagu täisväärtuslikku puudu. Ei, siit ei tule mitte midagi. Isegi küttepuud ei tule. No küttepuud saad. Ongi. Vaatame kohe. Mis seal on? Kits on siin taga. Näe, vaata siin taga. Raske on näha kauba. Ma näen. Seal ma näen. Ja ma zoomisin sisse. Vaata, kits on seal, vaata. Kuule, täna täitsa asja ette läinud see kõnd meil. Kohe ma väga naudin, see on väga tore. Nüüd ongi, nüüd ei olegi vaja küsida, et kes seal... Mis sa sööd seda puud, eks ju? Las ta sööb, tema on siin metsas elanud enne meid. Mis sest, et ta võib-olla 5-6 aastane, aga tema liik oli siin enne. Siin on istutumisega tegeletud. Näed, männi võrded on siin istutud. Mina ise metsaomanikuna leian, et selline istutamine, see on äärmiselt vale. Sest kitsel meeldib seda süüa, kui sa võtad istandusest kasvatatud taimed, ette kasvatatud, siis nendel see võrse osa on magus. Sa võid ise sellest salatit teha. Siis ta mäetsega üles aetud. Ja ta on magus. Ja sellepärast kits teda sööb. Ta lähebki ja ta jätab selle loodusliku uuenduse söömata. Et ta tuleb ju looduses ka, kui on seemne puud jäetud, tuleb sellega, aga ta sööb selle magus ära. Ja sellepärast, ja siis, kui ta on toidubaas head, siis tal on järgmisi rohkem. Vaatame veel korra. Tahtsin veel küsida seda, et kui sa oled see ajaja on ja seal metsas, see pead olema ju väga heas vormis. Ei pea olema. Ei pea. Teised peavad võtma sinu järgi selle kiirusega. Ajamise liin peab tulema ühtlaselt läbi metsa. Nii. Ja ajujuht peab jälgima siis, et oleks õigus. Tänapäeval on hea kasutada igasugu neid äpimajandust, Antlooki ja VPS-i lahendusi, et sa näeksid, kus su liinid jooksid. Et jooksed ühe rea peal. Vanasti oli seda, et sa kuulsid, et see hääl on seal, sinna pean minema. Lihtne. Läksid omas rütmis, ega see kiirus ei olegi. Aga jah, vormi võiks natuke olla, et see ikka jõuad. Jõuad nagu pärast ja oled 3-4 kilomeetrit rahulikult loodus ikka. Ja. Sest ega see ei ole mööda staadioni jooksmine või tänavatel hängimine. See ei tee mist välja ka mitte. Ja. Väga rahulikult. Ja inimeste kisangast. Jah. Sellega, et... Nii, aga mulle meeldib niimoodi seista vahest, lihtsalt kuulata erinevaid hääli. Sellistes mägedes või mätastes võib näha ka urgusi. Rebane, mäger, sellised loomad, kes kaevavad siia omale talvitumiseks uru. Üldiselt mäger kaevab, rebane võtab pärast kogu. Need on ju pohlataimed. Ja. Siin on mets ära võetud. Ei tule midagi. Kui on ära tõttu. Kahju jah, et siin oli, sa näed, mis sealt kõik on nagu maha võetud. Ma alati lohutan ennast sellega, et järsku kellelgi oli mingi kriitiline terviserike, et nad pidid ruttu kuskilt mingi suurema summa raha saada. Ma tean, see on niisugune... Pigem on, mina oleks täna ikka seda meelt, et ega see, kui sa lased selle võsa niimoodi seal, siin ei olegi head meeldib, sa lased ta ikkagi niimoodi risti-rästi lodutse ära minna maha, et sa ei saada mitte midagi enam. Ja siis ei ela seal loob ka. Et metsa peab tegelikult majandama. Ja jahindus on selle majandamise osa. Aga see mõistlik. Suure tekkisid lageraiet ei ole viisad. Jah. Sest kõiki kannatavad nagu putukad ja linnud ja... Liigiristus. Kogu liigiristus. Ei, väga hästi. Siin on juba selline mõnus tee. Kõnnime siin tee otsa ja siis me saame tagasi kõntida. Ja võime siit hakata ka tagasi kõntida. Jah. Ma peaks jõudma 6 Pärnu. No, siis lähen tagasi. See tuli enne nii ootamata. Ja. Vaata, kui sa istud päev läbi,
tänapäevane värk, et ma väga hea meelega nõus jalutama, sest kui sa pead istuma 10-3-ni, 3 päeva jutti veebikoosega pluss õhtu veel üks 3-tunnini kooltak, siis tuleb minna õue jalutama. Soojalt riide, õiget riide. Selles suhtes. Pihiliselt, jah, et sa saad nagu ära võtta. Ma panin liiga paksu jope, mul nahk märgib sellist. Mul on jah. Kampsun siin on lihtsalt jah, see nagu kilekas. Ja ega me olengi käinud põhimõtteliselt. Aga mis on võimalik läheb? Jah, aga nagu just noortele, mis sa noortele näiteks soovitaksid veel nagu loodusesse täiega nagu mõtlen, hommikul lähen ja tulen lõunaks tagasi, et kuhu minna näiteks meie kandis? Meie kandis on õnneks hästi palju neid igast matkaradas. Aga kui need on käidud ja päevasel ajal võõralt maal viibimine ei ole keelatud. Jala. Autoga, kui ma täna pargiks autoga siia kõrvale, siis mul peab olema kirjalik maaomanik luba. Seadus on täna selline. Aga ega ei olegi viisakas. Kui minna kuskile, hästi, ega ütleme see Matsalu kant on hästi kogu oma nende märgalade ja asjadega seal. Kõik need tornid ja Tuhu, Karada, Soontagana maalinn siin. Kas meie vaatajatest ka keegi oskab soovitada midagi, kes meil? Sandra, sina oled ka käinud emaga ja perega kuskil igal pool ägedates kohtades? No ma ei tea, mine Salevere Salumäele, see on ka lahe. Saleveres ma ka ei ole käinud. Salevere Salumägi hästi enne, siis tegelikult ma kohe ei oskagi peast seal need näärikivid. Issi kaotas kindateres, me pidime neid otsima minema sinna. Kus ta ära kaotas? Ta kaotas sinu vanaisa kindatere, mis vanaisa talle andis. See on küll nüüd. Ta leidis ainult ühe üles, aga teine on vist lume all ja me otsime seda veel. Kuuled mingi näed teile? Kits tee pealt. Oli siuke auku väärne. Värssima maja taga on metsas üks suur kivi. Sandra, sa seal oled käinud? Kus kohas? Suure kivi all seal, kus see Värssima majad lõppel tee ääres on. Et siis tuleb minna. Need on kõik siuksed kohad, aga seal tuleb meeles pidada, et endast ei jäta peale jalajälgede midagi maha. Ja jalajäljed on ka viisakad, mitte ei ole. Ei ole seina peale kirjutatud, Volodja oli siin. Et kui sa lähed Soontagana maalinnas, sa näed, et kõik seinad on täis sodid. Ja. Inimesed ikka tahavad välja jätta ju. See ei ole viisakas. Ei ole viisakas, muidugi ei ole. Sest näed sa siin samaski on looduse jälg puu peal. Ja, ma seda olen tõesti vaadanud. Okastraat ümber. Kohe näitan. Ma mõtlen, vaatan seda puud, mõtlen, et tal võib valus olla. Nõme. Vaata, vanasti maal on ka kiviaia juures, on ka okastraat ümber puude. Ja. No vanasti seda pandigi, täna ta on tegelikult üldse ju keelatud, sest ta on loomale kahjulik. Ja metsad on seda okastraati täis, sellepärast on inimesedki surma saanud, kes on, ütleme, sõidavad mingitel ATV või krossi jalgrattega sõidavad kuskil raja peal pagaj koha peal läbi ja kõikid tuli maha. Et see on pärand Vene ajast meil. Salevere Salumäel on ja ilus on seal on see allikas ja. Salevere Salumäele tuleb minna siis, kui on ülaste õitsemise aeg. Siis on ääretult ilus. Aga seal juba tulevad osad, me käisime seal alles mingi pühapäeval. No ega siingi näha rohelist siukest, et see hakkab midagi maast tulema. Soojaks hakkab minema. Mõnus. Vaat see tuleb teisel poole, sest mina ei ole nagu otsida. Mulle meeldib olla väga tähelepanu keskpunktis. Ma ei ole harjunud olema. Suva. Jahimehed on enamasti tagasihoidlikud inimesed. Jah, aga linnuksid on mul rääkinud seda ka, et sul on hästi palju siukseid ägedaid toppiseid kodus ka. Kui suur su kogu on? Ma ei ole kokku lugenud. Nii? Oleks teanud, oleks lugenud. Siin on augud, need on augud. Sa vaatad siin samas, aga tegelikult. Ja. Enne aastast.
et vaata ega jahimees, kui sa lased hundi, ilvese, karu, ega nendest ju enamasti liha ei sööda. Ja siis karuliha söödakse, kui ussitäis ilves ka tegelikult süüa. Hundiliha ei sööda. Aga nendest on hoopis väärtuslikum see, et sul on see elamus ja see loom nagu meeles. Siis nendest väärtustataksegi nahk ja kolp pealu. Pannakse kas siis topised või vaibana. Ja mul neid on. Ma olen ka mingid väikeulukud väiksed teinud. Ise teed neid siis? Ei. Laskud teha? Taksidermistidel Eesti peal on neid paar-kolm väga head tegijad ja siis on 3-4 head tegijad ja ega neid väga rohkem polegi. Ja siis jõudumööda katsub teha, kuidas rahakott ja õnne on olnud, et kui on olnud saaki. Ma olen käinud ka ju koolides rääkimas nendega. Ja, seda erinevatest loomadest. Ma mõtlen, et võib-olla me teemegi mingi ühe satsi, kus sa nendest räägidki. Me võimegi seda teha, sest ega see nagu jätkuks, sest lõppekoolis on saanud käia, siis sai nendest 4 haalastele rääkida seal. Ja. Ma käisin kunagi. Mingi Siimuga käisin vennaga koos. Olid asjad, ja eks nende transportimine on keeruline, nad on suured. Ja. Ma mõtlen, et ma võin tulla sinna nende topiste juurde, sa ei peagi kuskile minema. Me saame seda saab korraldada. Tegelikult võiks võtta sükse asja nagu ära, sest kõige parem see, kui laps näeb ise, aga vaata praegusel hetkel ei saa korraldada. Ei, õue ei ole. Kuskil marju all saab teha. Meil, kui on olnud need avatud talude päevad, siis me oleme pandud välja. Päris paljudel on üllatus, et oi näed, et see loom näeb selline välja ja neid väike ulukeid ära tunda on irgid, nukised. See võtab omalgi keeruline. See hunt on lahe, mis sul seal on see. See on hea suur hunt ka, väga ilus. Seda Loreen väiksena kartis, ta julgenud mööda minna, kartis, et see äkki ammustab. See on nii hästi tehtud, et teinekord ehmatad, ma ju tean, et ta seal on, aga teinekord ehmatad isegi ära, kurat keegi vaatab. Ja kui külalised käivad, siis need on päris mitu korda, et ütled, et ära nüüd ehmatad, siin on topid. Aga see silmavaade on nii hästi tehtud, et ta oleks nagu elus. Lükka näol ette. See tüterdab sulle ees enne. Jääb jala alla. Jah. See on jah, siuksed lood. Sandra, on sul küsimusi veel? Või on kellegi küsimusi? Siin ei ole rohkem peale minu. Siin ei ole kedagi peale sinu rohkem või? Anneli Pikmets Lääneranna on ka. Ahah, kuule, aga siis mis kell on? 16.34. Jah, 4:30 juba, jah. Juhti tund aega täis. Ongi. Ja ei olegi nagu midagi teinud. Ei olegi veel rääkinud. Ja, kõndin nagu. Nüüd hakkab lund sadama. Mõnusasti lumepilv. See looduses läheb aeg ruttu. Mina olen endale nagu võtnud sellise asja, et ennem kui ma 30 saan, et praegu ma olen 26, siis ma tahan käia kalal ja jahil ja proovida nagu selliseid asju, mida nagu maal elades tuleb teha. Tahad teha? Ma tahan ja proovida just kogemuse mõttes, et mul on see kogemus olemas, et ma saan. Kalal käigud on see kipub olema ikka meestel samamoodi kaasa antud haigust. Mõnel on jahindus rohkem, mõnel kalandus rohkem, aga vanusega see muutus. Sest ega see kalapisik on, see on siuke jälle väga hea aja veetmise viis. Aga aega peab palju olema. Aga kala on pärast hea süüa ka ju. See forell sealt on enda püüded on alati parem. Muidugi. Alati parem. Täiega hakkab sadama praegu. Ja varsti on meil see lumeudu ainult. Meil päike paistab. Meil on pilve all, täna ongi selline ilm. Kus on nagu... Ja kusjuures osad ilmateated ütlevad, et on sadu, osad ütlevad, et ei ole sadu. Ja. Kõige kindlam on ikka hommikul vaatad aknast välja ja... No meil paistab päike. Ja, ongi. Mul on ka maja ees on termomeeter ja siis... Täna oli näiteks juba ligi 20 päike paistis peale. Ja, soe oli uues. Ja, mis viga on. Grill välja ja... Ja,
Bikiinid jalga ja päikse. Ja. Eks ta aprillis nii mul tavaliselt kulgebki. Ja siis saad külma. Ei saa. Ma olen selle õppetunni juba läbi elanud. Ma olen ikka teki sees, aga päevitan. Läbi sellise päevitas teki. Vaata, kes tuleb. Äge. Ma ütlen, kui sa lähed nüüd, võtta ongi looduses käies, sa peed olema valmis sellisteks ootamatusteks, eriti sügisel ja kevadel. Suvel ei ole nii hull. Muutub nii. Aga räägi näiteks, kui suvel käid metsas ja hakkab näiteks äikest lööma. Ja on see legend, puu all ei tohi olla ja... Vihma asjad ikka puu alla varju. No jah, aga ja neid puid, kui on palju, ära vali seda kõige kõrgemat kuuske lagendiku peal, vaid mine suure metsa alla. Jah. Et ega seal muud tarkust pole. Ja. See üksikuse lööb ta ennem sisse, kui sa seisad seal mändid all, siis kurat seda puut ikka vali. Nii palju õnne sul ei ole. Oota, annan sinna poole. Kõigid näha on. Siia poole. Nii. Aga tavaliselt mina kõnnin siit, siis lähen suure teepäätest, tulen nagu Varbla keskusest läbi ja tagasi kodu juurde. Paras 5 kilomeetrit. Vereringi ergutuse jalguskäis. Ja kui sa väljas kõnnid ja siis see hoiab sul nupu ka korras nii-öelda. See paneb vaatama teisi pilgud. Võt siit nüüd ongi näha see Eestimaa. Ma arvan, et see on 4-5 aastat vana raies. Siin tegelikult oleks hea valgustusraies. Siis oleks ja loomalakse ka. Kips poeb sinna praegu peitu. Põder ka käib siin. Ma vaatasin, kas on põder männi käinud või ei ole. Jah. Aga ei ole? Ei ole. Liiga küla lähedal. Kuigi põllu peal oli ju käinud. Ja. No ta käib minu meelest sealt tagant, sest et ta läheb sealt tagant läbi metsa. Vaata kui hästi, nüüd koera jäi näha. Jah. Vahest, kui ma käin jalutamas, siis ma tihtilugu mõtlen, panen kuule mingit loengut või kuulan, eks, ja siis ma võtan ära klapid. Kuula pigem loodus. Ja vaatan koera. Lageraie on ära tehtud 5 aastat tagasi. Ja nüüd on tuul on toonud siis suured puud maha. Et see on lageraiet viga. Jah. Me ei kuule teid. Mina panin... Nüüd kuuled või? Kuuled, ma panin kogemata näpuga. See on mingi... Võõras telefon. Samsungi vuhvel kestnud. Mina paadun Nokia mees ostis Samsungi telefon. Ei, normaalsed ei osta endale Samsungi sellest. Vist lõunad. Ei Samsung, ma vaatan, aku peab ikka rohkem vastu kui õuna oma. See on rähn käinud. Kus kohas näita? Mänd, helelaik seal peal. Ja. Tüve peal, et seda, nüüd näed seal. Et rähna on otsinud seal seda. Tõuku. Süüa. Tõuku, musikest. Taob peaga vastu sein. Mida kingib rähni isa oma pojale sünnipäevaks? Ei ne paku? Ei tea. Ei ne paku? Ei oska pakkuda midagi seda. Ei no paku. Rähn oma pojale sünnipäevaks. Jah. Karla, sa oskad? Tule isegi, ma oleks padja pakkunud. Ei no paku. Paku kingi. Padi. Sõna mingi eesti keel. Paku kingi. Ei no mis ma oskan pakkuda? Kurat ei tulegi kohe selle. Kuulge, aga me tänaseks lõpetame, sest siin hakkab aku ka tühjaks saama. Mul on seda korra veel vaja. Aitäh, et osalesite, Sandra ja teised. Nii, oota.
me saame siit kiiresti tagasi jalutada. Over and out. Noh, Karla. Tšau. 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 Leave meeting.